väga põnev olema. See muster on 15 000 tundile. Need 2 asja. Jumala hea õhtusöök. No tere! Meil on täna jälle uus päev. Ei ole, ma ei tea, mis juttu ma räägin. Ühesõnaga, tere hommikust. Uus vlog ja tegelikult ei ole hommik isegi üldse. Tundub, et täna saab väga põnev olema, sellepärast, et sõnad, mis need üldse on ja ma ei tea, ei tule jutt eriti välja. Aga praegu me sõidame kaubamajakasse. Meil on reede. Kell on 3:30 ja põhiliselt, või no mitte põhiliselt, aga me sõidame siin sellepärast, et eile issi lubas lapsele squishy. Ja nüüd me lähme 15 euro väärtuses. Nii et see on nagu siin see, mis meil kõige rohkem elevust nii-öelda tekitab. Aga tegelikult on plaan minna ja täiendada varusid ehk et tänane shoppingu plaan on see, välja arvatud see squishy, on plaan see, et ostame ainult vajalikke asju. Nii et saame näha. Ma loodan, et läheb nii. Ja nipet-näpet on vaja pleki eemaldajat ja šampooni ja plaastreid ja apteegist jalakreemi ja mingeid sükseid asju, nii et ja süüa. Kuigi ma ei tea, laps läheb võib-olla üldse vanaema juurde. Et siis meil otseselt tegelikult väga palju ei ole vaja, meil on nagu külmkapis asju küll, millega Randoga nagu hakkama saada kahekesi, sest et suuremad on teise vanaemaga reisil ikka veel. Tegelikult peaks mamma juurest ka läbi käima, aga ei vähemasti talle helistama. Aga vaatame, kuidas sellega läheb. Nii et jah, ma loodan, et tegelikult ma korra mõtlesin, et äkki läheks vaataks, kas on riidepoodides ja asjades soodukeid. Selles osas, et ma jätkuvalt otsin musta pintsakut endale tööl käimiseks. Ja siis tumedaid sükseid vaba jalanõusid, millega ma saaksin tööl käia, mis oleks sellised, et kui ma tahan mõni päev näiteks jala minna tööle, et siis nendega oleks mugav kõndida. Et ma Zalandost, ma ei tea. Tähendab, oleneb. Ja selles suhtes ma Zalandost tegelikult vaatasin, olid ühed jumala normaalsed 40 euroga. Aga teine asi on, et oodata ära need kooli alguse mingid soodukad. Et äkki siis vaadata, ma ei tea. Teine asi veel, mis ma mõtlesin, et mul on tegelikult vaja ju, ma olen rääkinud ka, aga mul oleks vaja uut sülearvutit ja telefoni, mis on põhimõtteliselt tegelikult, ma mõtlesin, et äkki ootaks ära, kui töö algab ja küsiks töö juurest, sest et põhimõtteliselt see on töövahend, et äkki mulle oleks võimalik saada kasutada, aga mul on lihtsalt vaja, sest et üsna võimast arvutit, et ma lihtsalt ei kirjuta Wordis asju, et ma arvan, et sellist võib-olla ei võimalda mulle see töökoht. Ja uut telefoni mul on ka nagu tõesti vaja väga juba. Et ma ei tea ka ja kuidas sellega nagu on, et seal on ka mingid asjad, mis peavad olema teatud tasemel, nii et võib-olla ta ei ole selline päris basic töövahend. Aga nendega ma mõtlesin, et ootaks ära mingid kooli alguse pakkumised, sellepärast tegelikult eelmine aasta oli niimoodi, et me ostsime mis asja me ostsime? Umbes nagu ostsime telefoni ja saime teleka kaasa. Mingi nagu päris siuke hea pakkumine oli. Ja jumala normaalse teleka.
et selles mõttes ootame neid pakkumisi, aga praegu ma jõudsin kaubamärka juurde. Nii et nüüd me lähme vaatame squishit ja siis kas me saame omal need asjad, mis meil vaja on. Jaybird singing something about the way things used to be. Now I'm dancing on a wire like a cheap paper tiger, strumming on a heartstring stereo to a song that no one knows, and it goes like this. Hey, hey, yeah, say it goes like this. Say la vie, oh, don't ask me, 'cause it goes like this. Yeah. Nii, 15 000 tundi hiljem, reaalselt. Ma hakkasin mõtlema, siin kaubamärka parklas on mingi 4 tundi või 4,5 tundi parkimine. Noh, tegelikult ei ole nii hull asi, kell on 6. Aga tundus nagu terve igavik, sest ma olen nii väsinud sellest eilsest kaua üleval olemisest. Ära tee pudeliga palun. Aga muidu shoppingu kokkuvõte on selline, et mul ei olnud jälle Remi kaarti kaasas. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma siis kasutan seda äppi. Ja äppis oli siuke lugu, et kui ma sisse logima hakkasin, siis ta ütles, et mul pole kontot. Ja kui ma kontot looma hakkasin, siis ta ütles, et selle meiliaadressiga juba on konto ja kontot luua ei saa. Nii et ma lihtsalt ei viitsinud tegeleda ja ma mõtlesingi, et ma jätan ülejäänud asjad lihtsalt teiseks päevaks. Ja lähme, meil on midagi variant oleks Selverisse minna, aga ma ei tea, kas me viitsime. Aga igal juhul siin läks hästi. Selles mõttes, et me hakkasime peale siis squishidega Candy Popis ja Candy Popist sai ostnudki lõpuks. Mänguasja poest ostis. Siis me läksime, siis ma sain Hansmartist, sain pintsaku, Lindeksist sain pükse või pesamunale sain koolis käimise püksid. Siuksed, et siin suvel veel käia, ütleme koolis ka septembris. Ja siis sain keskmisele endale siis ühed teksad ja seal olid soodukad lihtsalt päris head. Siis me käisime Apollos meil läks 100 tundi. Reaalselt 100 tundi ma istusin lihtsalt pingi peal ja lugesin, sellepärast et pesamuna käis ja vaatas asju. Ja tore oli, ja kuigi ma ütlesin, et ma ei osta raamatuid, siis seal oli lihtsalt see olukord, et ma võtsin ühe 3 eurose mingi öölase raamatu, hakkasin lugema seda ja ma jõudsin sellega nii kaugele juba, et mul tekkis huvi. Siis ma ostsin ära, mõtlesin, et 3 eurot äkki ma ikkagi tohin ühe raamatust endale, sest ma olen täiskasvanud inimene ja ma võin osta endale 3 eurose raamatu, kui ma tahan. See ei ole nagu ma ostaks mingi narkootiku. Ja siis me läksime, kus me läksime? Siis me läksimegi sinna Tuglasesse, on ju? Ja me läksime Tuglasesse ja XS-i. Seda ma juba rääkisin, aga Tuglases oli see asi, et seal olid olemas need selle aasta 2 uut seda spreid. Selle aasta 2 need uut spreid, see kohvioma ja virsikoma ja kummalgi polnud testrit. Ja müüjatel oli nagu ka, need müüjad olid vist väga kopp, sest kõik vist küsivad seda testrit, sest need olid nagu mingi ei ole. Siin nagu millal tuleb, ei tea, millal tuleb, et ju tuleb, on ju. Ma ei tea, see on kuid ja kuid juba väljas. Need lõhnad ja üldiselt nagu minu jaoks vähemasti on
need spreid nagu siuksed suve, vaata, asjad rohkem. Või noh, mina ei tea, eks talvel ka. Aga ühesõnaga, kui sul tuleb suve algus välja 2 uut lõhna, siis sulle ei ole augusti, ma ei tea, mis ajaks veel testreid ja nagu savi ka. Sest noh, ma ütlesin ka, et noh, et aga tegelikult ma läksingi, sest et ma tegelikult tahaks seda kohvi spreid, onju. Aga ma pime ostma ei hakka seda, sest see maksab ikka 25 €, onju. Aga, et noh, et ma tulingi täna ostma nüüd, aga noh, et ma pime ostma nagu ei saa kahjuks, sest nad olid nagu... Et ma ei tea, kas ei ole nagu poodides siukest võimalust, et võtame siis ühe, kui testrit ei tulnud, et nad ütlesid, testrit ei tulnud, onju. Ja terve riiul on neid. Kas ei või nagu ühte neist võtta ja panna peale kiri tester? Et inimesed, sest noh, ma ei kujuta ette, aga ma arvan, et ikkagi jääb ostmata mitmetel sellepärast, et noh, ma ei taha nagu ilma nuusutamata osta. Et aga noh, see ei ole nii traagiline. Apteegis käisime ka. Rohu, ma sain uued rohud. Vitamiinid on need. Oota, kas need on kõhavitamiinid? Ei, need on siuksed multivitamiinid. Kas need ei või süüa, kui sa ei ole haige? Ei, neid just tulebki süüa selleks, et sa ei jääks haigeks. Ma ei ole haige isegi. Jah, väga hea siis. Aga ühesõnaga, eks ma näitan, mis me kõik ostsime. Kui ma koju jõuan, aga me lähme siis käime Selveris ärast, et Rando helistas talle jäätist ja... Aga okei, me käime siit Selveris ka juba ära, kui me siin oleme. Nii, Selveris on käidud. Näitan ära, mis ma siit võtsin. Otsisin see merevaik, oli vahepeal olemas trühvlimaitseline ja siis üks õpiline mulle soovitas, et sellest on jumala hea lihtne trühvlipastat teha, et ongi lihtsalt keedad ära spagetid ja umbes keerad selle sisse ja ongi trühvlipasta vaata. Ei olnud enam merevaigu oma, küll aga on õnneks Alma hakanud tegema. Muidu ma tegin spagettidega, aga mõtlesin, et seekord elaks nagu põnevamalt oma elu. Ja siis ühesõnaga need 2 asja, jumala hea õhtusöök, kellele meeldib trühvel. Lapsele võtsin neid ka, noh tegelikult muidu, need ei olnud kõige odavamad, aga ka jälle saaks vahepeal natuke põnevamalt elada. Kananagitsaid, mul tuli hull kalapulgaisu ja see on jälle üks asi nagu kiirnuudlid, mis ma vaatan, et täiesti jõhker, mis maksavad. Ja siis vaatasin kilo hinna järgi ja kõige odavam kalapulk, mida oli osta, oli selline. Nii et mina ostaks neid nüüd. Rando tahtis jäätist, see on tema lemmik. Rando approved. Ja siis siukse jäätis. Võt, selline saak. Sa peaksid olema mu üle rõõmus. Sinu üle või? Jaa, sest... Ma olengi su üle rõõmus. See, kes on siin kõrval, no see oleks peaaegu tulnud meie kõrvale sõitnud, aga sest mu uks lahti ja seisin siin kõrval. Väljast ei tulnud siin. No jah, aga kui ta oleks tulnud, ega mul läks ka sest nägema. Ühesõnaga, Selveris ka käidud. Koju lõpuks. Lõpuks koju ja siis ma ei tea, millalgi ma näitan teile neid asju, mis ma kaubamajakast saime. Let's go. Jõudsin koju. Näitan teile, mis meil siis õnnestus osta kaubamajakast ja minu arust me olime väga tublid. Minu meelest jäi kõik sinna vajalike asjade kategooriasse. Ma arvan, ma ei tea. Tundub, ma olen nii väsinud, et ma ei oska öelda. Apteegist ma ostsin lapsele neid vitamiini karukesi. Siis mul hakkavad otsa saama need ja nendel on see vahepealne osa tehtud mitte nagu plastist, vaid paberist. Et selles mõttes on nagu loodusele veits parem. Siis meil oli neid plaastreid vaja. Siis oli vaja seda jalakreemi lõhenenud kandadele. Seda soovitas meile see jalaarst. Ma ei mäleta. Laps käis seal. Ja siis väiksem tahtis plaastreid ja ainult sobisid piltidega. Aga selleks on hästi, sest need olid mingi mõni euro. Aga seal oli kõigest mingid Elsa ja Anna ja ma ei tea, Pokemoni ja mingi asju sama palju sees ja maksis 6 eurot. Õnneks ta oli täna mõistlik ja oli nõus võtma need soodsamad. Ma praegu käisin toas, võtsin endale klaasi veini. Reede õhtu terviseks.
aga Apollost ostsime lapsele pinali nahast. Siin on sees siis ka mingid asjad nagu juba, sest tegelikult me ei plaaninud osta kooli asju. Sellepärast, et me ostame Kerli juurest selle IT-shopist nagu. Aga siis mõtlesin kohe peale lahti, siis võtsime. Siis ma ostsin selle raamatu, millega ma peaaegu poole peale jõudsin seal lugedes, sest et tal on jumala huvitav raamatupoes. Seal on, Apollos on ju mänguasju ka ja kõiki neid asju ja raamatuid ja igast asju ja talle meeldib seal vaadata, nii et reaalselt ma lasingi tal rahulikult seal lihtsalt vaadata ringi ja mulle meeldib, et ta nagu harjub raamatute keskel olema ja nii edasi. Siis, kus kohast? Me käisime Pepkos ka. Pepkost ostsin patsikumme, tavalisi musti. Neid meil kulub palju. Ja Apollost 2 liimipulka. Üks on arbuusilõhnaline. Sellega laps oli väga ilevi. See on lihtsalt nagu asjad. Siin on need igast squishid, mis ta siis ostis, mis issi talle lubas. Ta valis 2 sellist. Ma tegelikult mõtlesin, ma ostan endale kohe. Jumala rahustavad just nende konkreetne. Ma ei oska kirjeldada seda konsistentsi, aga need on väga head. Seal olid sellised väiksed südamed ja ma mõtlesin, ma ostan endale, aga siis mul läks meelest ära. Ja ma saan ta käest laenata. Aga need on... Nüüd on need lööbmis, nad tegelikult need on karud. Ja siis tõestis siukse suure. Praegu mingi jube squishide vaimustus. Vahetavad neid sõpradega möllavad ja mängivad sellise. Maksis kusjuures mingisugune vähem kui 5 eurot, 4 eurot midagi. Väga. Mitte, et selleni just vaja oleks. Aga kui issi lubas lapsele, siis nii on. Ja mõnikord võib mõne sama. Siis ma sain endale selle musta pintsaku, mida ma olen otsinud nii kaua ja ma mõtlen kogu aeg, et seda peaks proovima ja mul on mitmetes e-poodides on seal wishlistides ja Zalandos saab teha ju seda nagu umbes nagu Pinteresti siuksed boardid, kuhu sa paned mingid asjad kategooriate järgi. Aga Hansmarkis oli soodukas, nii et tegelikult siit palju nüüd on aru saada, aga tõesti lihtsalt tavaline must pintsak taljasse ühe nüüdiga. Selline lahtse lõikega ja tegelikult ma vaatasin, seal oli erinevaid ja üldse ühtegi ei olnud väiksem kui 40, et see on 40 suurus ja tegelikult 40 suurus oli mulle täpselt paras. Selles mõttes, et 40, ma oleks 38 vaadata, aga mul on laiad õlad ja selle tõttu tegelikult see 40 oli idekas ja see maksis 49,99 soodustusega. Musta pintsakuga üldiselt tundub, ma olen nii palju otsinud ja ei leia siukest nagu vaja ja ei ole veidral kombel on väga raske leida taljasse musta pintsakut naistele, nagu mis oleks normaalse hinnaga ja 49,90 ausalt ütles pärast kõiki neid otsinguid juba tundus normaalne hind, et igal pool on päris kallid need. Nüüd mul endal ongi. Ma ei ole näidanud teile seda veel, kui käisime seal ühel suve soodukal. Sealt ma ostsin ka tööle minekuks paar asja. Nii et mul on nüüd põhimõtteliselt tööl käimiseks kõik asjad olemas. Ja kui ma peaksin nüüd midagi veel juurde ostma, siis need on mingid basic T-särgid või mingid siuksed asjad, et mul rohkem midagi endale ei ole vaja, kõik on hästi, ainult need jalanõud, aga nendega ma arvan, et ma võin tegeleda ka septembris, sest et ma võin oma valgete nende tossudega või nende vaba jalatsitega käia vabalt, kuni siis septembris ka. Ja siis ma käisin Lindexis ja Lindexiga on ausalt siuke asi, et nagu me eile, või nagu teie nägite eelmist vlogis, minu jaoks oli eile, kui me käisime Eglega ja eglelastega on ja Kaubamäekas shoppamas ja Takos on ja siis me tegelikult pärast arvatasime seda, et Tako on juba kallim kui H&M põhimõtteliselt ja seal ei ole isegi nagu valik sama hea,
ja Lindexis täna soodukaga, muidugi täishinnaga tooteid ma vaatasin Lindexis, see oli nagu veits ulme. Aga minu jaoks, selles mõttes, see on jälle, ma ei saa niimoodi öelda, et minu jaoks on nagu kallid need asjad, aga soodukatega saab sealt väga häid asju ja tegelikult nagu isegi paremad, kui on seal Takos on need soodukad. Kunagi oli Takos nagu mega head soodukad kogu aeg. Seal on muidugi mingeid asju, mis on tõesti mõnusad. Aga hinnad on jah, juba läinudki, põhimõtteliselt ütleme niimoodi, aga Lindexiga varsti ei olegi vahet enam, Aga seekord Lindexist sain sellised dressipüksid. Ma ei tea, nüüd siit tunduvad nad heledamad, tegelikult nad on natukene nagu tugevamad roosad, aga mitte väga, ikkagi sellised väga heleroosad. Ja need on 50% orgaaniline see puuvill. 170 on siis see pikkus nii-öelda ja 750 ja väga mõnusad ja mulle just meeldivad, kui ei ole alt kinni, vaid on nagu need alt kas siis sirged või siuksed laienevad natuke. Et väga rahul nendega neid me hakkame keskmisega jagama, sellepärast, et meil on üks ja sama suurus, kuigi ma ütlen ausalt, need on suhteliselt kitsad, arvestades, et need on 170 suurusele. Aga ma usun, et on okei, et ma proovin ja teine asi oli need samad teksad, siuksed lihtsalt, ei tea, kuidas neid nimetatakse, nad on veel selle vöökoht on reguleeritav ja 164 pikkusele ja 9 eurot maksid ja need on nagu need lihtsalt jalga tõmmatavad sellised alt laienevad. Värv on täpselt mu lemmikvärv. Lemmikteksa värv on mul just täpselt selline. Et väga rahul 9 euroga. Vaatasin nii Takos ka, seal olid 30 eurot. Need olid nagu nii-öelda päris teksad, aga mul pole vahet reaalselt. Siis väiksele võtsingi need sellised püksid linased, nad ei ole tegelikult vist linased, ma vaatan, mis need on ikka 97% puuvill. Ja nad olid 10-50, aga nad on sellised täpselt, et ma ei tea, siit on näha, aga helesinine triip, siis on selline mündikarve ja see on kuldsed triibud sees, et ma arvangi, et ta saab siin suvel nendega veel käia nii palju, kui see on, või nagu nii-öelda vabal ajal ja tegelikult kui kool hakkab ja on soe, siis ma arvan, et olen nendega ka mega hea ja mugav. Et sellised mitteteksad on ka meil nagu alati kuidagi valikus, et kui sul ei ole sellist tunnet, et panna just teksatena jalga, siis sa saad panna mingid linased püksid lihtsalt tõmmata. Ja siis ostsin endale veel tudusärgi, sest see oli soodukaga 4,50. Ülihea, mulle meeldib siukestes magada. Ja see muster on nii nunnu. See on küll XL suurus, aga magamiseks on see täiesti ideaalne. Ja siis viimane asi, mis oli tegelikult nagu magamisriiete osakonnas, veidral kombel, aga see on selline triibuline särk. Ta on ka jälle 77% orgaaniline puuvill ja siis 18% ümbertöödeldud puuvill. Ehk et mulle ei tundu praegu, et 100% tuleks täis. Ma pean tõesti arvutama hakkama selle peale. Ehk et ma ei tea, mis see 5% müstilist seda asja siis siin veel sees on. Aga selline triibuline särk pikkade käistega ja nii pehme, lihtsalt nii pehme ja täpselt hea mul tööl peale visata ja minna selle särgiga. Ja siia ongi, ma võin selle musta pintsaku peale visata, ma võin mitte visata, kui ei ole palav, ma võin sellele panna, ma ei tea, ükskõik millise kampsuni peale, ma võin seda lihtsalt, et ülihea, ma olen väga, väga rahul, et selles mõttes ma tunnen, et kuigi raha läks palju, olgem ausad, siis ma tunnen, et läks hästi. Kõik asjad on vajalikud, kõik asjad on täpselt see, mis meil nagu puudu veel on olnud
ja väga edukas. Ma nüüd mõtlengi, et ainuke asi laste, tegelikult nagu riiete mõttes peaks olema suht okei. Et ainult on vaja nüüd vahetult enne, kui kool hakkab, sest neil on lühikesi spordipükse, dresse, retuus ja kõiki neid spordiriideid asju on. Kooliriideid on, teksasid on. Teksasid saime ka sealt suviselt sooduka müügilt. Et ainuke asi ongi, et kõik jalanõud üle vaadata enne, kui kool hakkab, et mis oleks ilusti parajad ja mugavad, et mis veel on, mis ei ole väikseks jäänud, sest et seal koolis, kus mina töötan, ei ole vahetusjalatsid vajalikud, aga see on ka gümnaasium, et nemad on ju põhikoolides, et seal on nagu vahetusjalatsid vaja, et peab vaatama, et need oleksid mingid mugavad olemas. Ja jah, Rando kirjutas, ma jäin lugema, kirjutas, kus sa kadusid. Ei öelnud, tuleb ma tulen õue teiega rääkima veel natuke. Aga jah, et üldiselt väga rahul tänase päevaga ja väga mõnus oli ja nüüd ma helistan härrale, et ta ei muretseks, kuhu ma ära kadusin. Ja tahaks lihtsalt jälle tänada, mul siiamaani tuleb neid südameid, valgeid südameid selle ühe video alla ja kõik need kommentaarid, mis iga kord tulevad, ma ütlen, see on minu jaoks tähendab mulle palju või nagu lahe on näha neid kommentaare vastata, ma alati üritan ikkagi vastata kõigile, kui ma mõnele olen vastanud, siis on see, et YouTube peksab segast nende notification'itega ja mõnikord ma ei näe lihtsalt ja siis ma avastan 3 kuud hiljem mingi kommentaari, kus tuleb see, et on need umbes vastamata kommentaarid, siis mul nagu mida? Mul ei ole selle kohta teavitust olnud. Aga igal juhul ma lähen, vaatan, et härra ei muretseks ja aitäh, et sa olid ja veetsid aega muga ja näeme jälle juba varsti, ma arvan. Tšau!